Halleluuja, kiida mu hing Issandat. Nii kutsub meid üles psalmist ja see üleskutse on meile, Jumala rahvale, Jumala lastele. Meil on hea meel, ütleme tere tulemast Jumala kotta kõigile, kes me oleme Jumala armust võinud täna tulla ja siseneda siia. Ja meie südametes on tänu selle eest, mida Jumal on teinud ja mida ta on tegemas. Ja olgu Issand ka õnnistamas seda Jumala teenistust meil siin üheskoos ja olgu ta oma püha vaimuga väga tuntavalt lähedal igale ühele meile ja kohaloluga meid ümbritsemas. Ja meil on hea meel, et me ka kogudusena võime tulla kokku selleks, et Jumalat kiita, ülistada ja tänada selle eest, mida ta meie heaks on teinud kõike ja tänada teda selle eest, kes ta meie jaoks on. Põhjust kiitmiseks ja põhjust tänamiseks on küll. Kui sul on muret või vaeva, kui sa vajad palvet, siis Jumala kõrvad on avatud, tema käsivars on välja sirutatud selleks, et puudutada sind ja sinu elu ja täita sinu vajadused, parandada sind, kui sa vajad tervenemist, puudutada sind, kui sa vajad lohutust või ülesetõstmist või kinnitust, aga me täname ja oleme tänulikud Jumalale, et tal on väga palju meile anda ja see on päev, mil Issand on teinud ja me tahame rõõmustada sellest päevast ja oleme Jumalale tänulikud. Ma loen psalmide kogust laulu number 146 ja see algas siis nende sõnadega, mida ma siin juba lugesin ja selle laulu pealkiri on Kiitus Jumalale abi eest. Halleluuja, kiida mu hing Issandat. Ma tahan Issandat kiita oma eluaja. Ma tahan oma Jumalale mängida nii kaua, kui mind on. Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käest ei ole abi. Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Sel samal päeval kaovad tema kavatsused. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on, kes on ustav igavesti, kes mõistab õiglast kohut neile, kelledele liiga tehakse, kes annab leiba näljaseile. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad. Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. Issand kaitseb võõraid. Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi. Kui töölate teed, ta saadab nurja. Issand on kuningas igavesti. Sinu Jumal Sion põlvest põlve. Halleluuja. Nii et me võisime ka selles laulus, mida psalmist on laulnud, näha seda tänu, mida Jumal on temale teinud ja mida ta tegelikult teeb ka läbi aegade ja ajastute kõikidele inimpõlvedele. Ja me oleme Jumalale tänulikud, et ta avab pimedate silmad, seab püsti, kes on küüru vajutatud, kaitseb võõraid, peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi ja mõistab õiglast kohut neile, kelledele liiga tehakse, annab leiba näljasele ja nii edasi ja nii edasi. Need on Jumala teod, mida ta teeb ja me oleme Jumalale selle eest tänulikud. Need samad asjad, mida ta on teinud siis, seda sama teeb ta ka täna ja Jumal on see sama, ta on muutumatu, ta on suur ja vägev ja võimas ja selle eest me tahame teda ka tänada, kiita ja ülistada. Ma palun, et me võiksime tõusta ja olla Issanda ees ja paluda õnnistust sellele teenistusele. Paluda õnnistust igale ühele meile, kes me oleme tulnud ja et Issand võiks ise olla meie juures. Hea Isa taevas, me täname sind selle päeva eest, mille sa oled meile andnud ja kinkinud. Me täname sind koos psalmistiga sinu vägevate
ja ülivõimsate tegude eest. Me täname sind selle üleloomuliku eest, mida sa tood meie eludes esile. Issand, me täname sind, et sina oled hea, et sinu heldus kestab igavesti. Ja issand, me täname ka selle päeva eest, mille sa oled meie kätte täna andnud ja usaldanud. Ja issand, me täname, et see on päev, mille sina oled teinud ja me tahame rõõmustada sinu sees. Me tahame sind kiita ja ülistada, me tahame sinule tänu tuua selle eest, kes sina oled meie jaoks ja issand, me tahame kogu au tuua sinule. Me mõistame, et me inimestena ei suuda midagi, kui meil ei ole sinu abi igal päeval meie kõrval ja meiega koos, aga Jumal, me tänan sind, et sinuga koos me oleme tugevad ja vägevad ja sinuga koos me suudame. Ja issand, tõesti me palume, et sa võiksid olla täna igaühe meie lähedal meiega koos ja issand, et sa võiksid meid puudutada oma taevase puudutusega. Issand, me ülistame ja kiidame ja austame sind kõige hea eest, mida sa teed. Ja Jeesus, me täname sind, et sa kuuled igat meie palvet ja paned tähele ja tahad meid õnnistada. Issand, me täname sind ja palume, et me võiksime kogeda sinu armu sellel hetkel siin. Tänu olgu sulle selle eest. Aamen. Ja nüüd me tahame üheskoos kiita ja ülistada issandat lauluga ja tänada teda selle eest, mida ta on meie heaks teinud. Nii et sa võid tõusta ja laulda kaasa. Mikrofon seal. Siin peal.
möödunud pühapäeval mind ei olnud ja võib-olla mõned mõtlevad, et kus ma käin kogu aeg ära, aga need käigud, mis on olnud vajalikud koguduse ja kiriku tööga seoses. Ja eelmisel nädalal oli mul koolisessioon ja koolinädal, aga enne seda ma olin koguduse arengukoolis ja see on selline rahvusvaheline või laiemale ulatuv kui Eesti riik, selline kokkusaamine, kus erinevatest riikidest ja erinevatest kogudustest siis Metodisti kiriku raames tulevad inimesed kokku ja siis olid seal inimesed, kes jagasid seda ja saime mõtiskleda selle üle, mis siis võiks olla Metodisti kirikus ka selline suund, kuhu poole liikuda või edasi minna. Kui me teame seda, et Jumal on sama, siis tegelikult me mõistame ka seda, et Jumal teeb uut ja pidevalt muutuvas maailmas me peame ka mõistma seda, kuidas me jõuame kogudusena oma sõnumiga inimesteni ja neile lähedale, kes seda vajavad ja mil viisil me võiksime või saaksime seda teha. Ja 4 päeva, siis alates neljapäeva õhtust kuni pühapäevani siis jagati erinevates sellistes kokkusaamistes või loengutes neid teemasid, kuidas kogudusena, kui me oleme väikesed, saada suuremaks või kuidas keskmised kogudused võiksid saada veel suuremaks või suuremad kogudused, kuidas veel võiksid kasvada selleks, et Jumala riik võiks võimalikult paljude inimesteni jõuda. Ja see oli aeg, kus me võisime siis üheskoos olla ja ka meie piiskop Kristjan Alsted oli isiklikult sellel koos viibimisel ka kohal ja lisaks siis erinevad loengupidajad ja inimesed, kes on õppinud ja läbi läinud nendest asjadest. Muidugi me mõistame seda, et me inimlikult ei suuda ega saa midagi teha, aga kui me kuuleme ja kuuletume Jumala vaimu häälele, siis me võime teada seda, et me oleme õigel teel ja Jumal ise juhib ja õpetab meid, kuidas me peaksime ja võiksime liikuda edasi ja kindlasti palved on need, mida me igal päeval vajame selleks, et me ka kogudusena võiksime olla tugevad ja et me ka täidaksime seda ülesannet, milleks Jumal meid on kutsunud. Kindlasti ma kutsun üles palvetama laste ja noorte pärast, mis on äärmiselt oluline ja vajalik ja millel tegelikult peaks olema ka meie koguduse fookus, et me jõuaksime selle inimgrupini ja et ka me siin selles koguduses ja paigas võiksime jälle alustada lastetööga, võiksime alustada noortetööga ja et Jumal ise ja ka meie, kui meil on usaldatud see kutse, et me võiksime kutsuda ja koguda ja leida ka õigeid inimesi ja paluda Jumalat, et Jumal võiks meid juhatada õigete inimeste juurde, keda kutsuda ja tuua Jumala kotta, kirikusse ja selle kaudu ka Jumala riiki. Nii et kui mõned mõtlevad, kus ma käin, siis see oli see, kus ma olin siis üle-eelmisel nädalal ja ka eelmisel nädalal siis ka koolis, aga tänu Jumalale eile õhtul hilja ma jõudsin koju ja täna võin olla jälle teie keskel. Aga rõõm on see, et Jumala teenistused ikka toimuvad ja meil on juba ustavaid abilisi, kes on
väga tublilt kõike seda läbi viimas, nii et ma olen tänulik teile, kes te panustate ja tänulik ka Jumalale, kes ise paneb südamesse selle ja annab ka kogu varustuse, et me võime seda tööd teha, mida me teeme. Ühele asjale ma tahaksin ka veel tähelepanu juhtida. Kui te võib-olla seal tagapool olete, siis te ehk ei märka, aga meie ahi, mis meil siin on, me oleme neid talveks hästi valmistanud. Puud olid meil juba ennem olemas. Tänu kõigi meie ühisele pingutusele on meil puuvarud kõik ilusasti varutud, aga meie ahi oli siin natukene kehvas olukorras, aga Toomas oli nii tubli ja eelmisel nädalal ta võttis selle suure töö ette, et ta viis meie ahju, tegi selle, mul on siin mõned pildid ka, tegi selle tükkideks ja kõik need katkesed osad, mis seal sees on, need tuli sealt välja võtta ja tuli panna uued ja terved osad sinna sisse, et see ahi, mis siin on, võiks ilusasti toimetada ja funktsioneerida. Mõnikord Jumal teeb ka meiega niimoodi, et me tunneme, et me oleme väga katki ja nagu lahti lõigatud ja see on valus, kui Jumal meie sees ja juures tööd teeb, aga pärast see tulemus, kui me oleme selleni jõudnud, on hea, kui me oleme uuesti kokku pandud ja terveks tehtud ja siis me võime toimida nii, nagu me peame toimima ja nii, nagu tegelikult Jumal on ette näinud meie elu. Ja mõnikord me kuidagi läheme sellelt aluselt kõrvale ja siis on tähtis ja me oleme Jumalale tänulikud, et see ahi on saanud nüüd korda ja me võime julgelt talvele vastu minna ja oleme tänulikud Toomasele, kes oma vabast tahtest ja heast südamest ise avaldas soovi seda teha ja küll Jumal on nii imeliselt varustanud meid nii erinevate andidega, et see, millega mina jääksin hätta või sina, siis Jumal on andnud kellelegi selle anni, et ta võib võtta selle ja teha ära. Ja kellelegi teisele ta on andnud mingi muu anni, et me võime niimoodi toetada üksteist ja niimoodi ka Jumala kogudusena nii vaimulikus töös kui ka praktilistes asjades, mis igapäevaselt vajavad tegemist ja toimetamist, me võime neid asju korraldada nii, et kõik on tehtud ja me võime ka siin kirikuna füüsilisel kujul, nähtaval kujul tegutseda ja teha Jumala head tööd. Ja eesmärk on ikka see, et me koguksime ja jõuaksime evangeeliumi sõnumiga nende inimesteni, kes seda vajavad. Nii et oleme tänulikud Jumalale kõikide nende võimaluste eest, inimeste eest, erinevate andide eest, igalühele teile, kas te tulete igal pühapäeval ja panustate ja kergekäeliselt ei jää kõrvale, vaid ka mõnikord läbi valude ja raskuste ja hädade tulete, aga teie kohalolu ja siin viibimine, ka see osadus, mille Jumal on andnud oma lastele ja ette näinud nii, et me peame saama üksteisega kokku, olema osaduses, selleks, et me võiksime koos rohkem põleda ja seda valgust ja soojust edasi anda, selleks on see ääretult vajalik. Nii et õnnistagu Jumal teid kõiki, kes te ühel või teisel viisil panustate meie koguduse töösse. Aga nüüd on võimalus ka veel kord panustada, laulame ühe laulu, mille number on 315 ja paneme kokku meie vabatahtliku ohvrianni ja laulame selle laulu ja peale seda ma ütlen teated ja siis Terje on valmis meile pärast jagama ka seda, mida Jumal on temale südamesse pannud. Nii et laulu number on 315 ja laulame selle üheskoos ja paneme kokku meie vabatahtliku ohvri anni.
tõuseme ja täname ohvri eest. Issand, me tõesti toome sulle tänu, nagu me võisime laulda, selle eest, mida sina oled teinud meie eest. Ja Jumal, me täname sind ka, et sa oled meid varustanud kõige vajalikuga meie igapäevases elus. Ja me tahame ka selle eest sulle tänu tuua. Issand, me täname sind, et sa ei jäta hoolitsemata meie eest ja sa täidad meie vajadused. Me täname selle ohvri eest ja Anni eest, mille me oleme võinud kokku panna. Me täname, et kogudusena meie vajadused on olnud kaetud. Ja issand, aita, et me ei unustaks ka oma eesmärki, milleks me oleme kutsutud, et me võiksime kanda vilja, et me igaüks isiklikult võiksime kanda vilja ja et me sinu kogudusena võiksime kanda vilja, issand, ja aita, et me jõuaksime kadunuteni, nendeni, kes seda vajavad, issand, ja me vajame selleks sinu juhatust, abi, me vajame sinu varustatust, issand, ja me täname, et sina annad ise meile kõike seda, mida me vajame, nii materiaalselt kui ka vaimulikult. Tänu olgu sulle kõige eest. Aamen. Kui Jumal kingib meile uue nädala, siis kolmapäeval kell 4 päeval on jälle võimalus tulla palvele ja koja uksed on selleks avatud ja me oleme Jumalale tänulikud selle võimaluse eest, vaida ka sulle, kes sa oled ustavalt teeninud ja hoidnud ka seda tööd ja seda tuld üleval. See on vajalik ja hindamatu ja ma usun, et selle läbi tuleb ka õnnistus kogudusele. Nii et kolmapäeval kell 4 päeval on palvekoosolek siin selles kirikus ja järgmisel pühapäeval on meil kuu esimene pühapäev ja siis nii nagu ikka on meil Jumala teenistus armulauaga. Nii et tulge, kutsuge kaasa teisi, kellel vähegi on võimalik, tuleme kokku ja oleme ka ühises armulaua osaduses. See on eriline eesõigus ka kogudusele. Ärme kuidagi võtame lihtsalt neid asju, vaid peame seda väga kalliks ja oluliseks, mida issand ise on seadnud ja meie võime ka olla sellest osa. Ütlen ka teatena selle, et annetuse tahaksime teha järgmisel pühapäeval, siit võib-olla hästi ei paista see, et meil on olnud see mõte, et me tahaksime siia tagumiste ruumide jaoks paigaldada õhksoojuspumba, mis lihtsustab meie igapäevast tööd, mis hoiab meie ruumis alati temperatuuri ja siis ei sõltu me nii palju ahju kütmistest ja see temperatuur on ka ühtlasem ja alati nagu olemas. Ja oleme teinud ka kirikuvalitsusele taotluse selleks, et nad toetaksid meid selles projektis ja kirikuvalitsus on eraldanud 500 eurot selle tarvis, aga see asi maksab märksa rohkem. Et siis tahame panna ka eriannetuse kokku selleks, et me saaksime selle enne külmade tulekut siia paigaldatud ja ma usun, et sellest on meile abi, et kui me tahame lastetööd teha, kui me tahame noortetööd teha, siis me ka võime kasutada neid ruume selleks, et need on alati meil siis soojad ja nii, et küsi Jumala käest, mis võiks olla sinu osa ja panus sellesse ja ma usun, et me saame selle asjaga tehtud ja see viib ja aitab meid jälle edasi ka koguduse töös, nii et järgmisel pühapäeval tahame seda teha. Ja oleme mõelnud ka seda, et 2 nädala pärast, siis kuu 2. pühapäeval peaksime ka lõikuse tänupüha, nii nagu paljudes kohtades seda tehakse. Kui sul on andi, mida sa tahad tuua, siis sa võid tuua neid nähtavaid ande ja paneme siia lõikuse tänupüha laua, nii nagu meil ikka on olnud ja meenutame sellega ka Jumala headust meie vastu
millega ta on meid õnnistanud, et me oleme võinud koguda saaki ja meie kõhud on täis ja Jumal on hoolitsenud meie eest ja tuleme ja toome Jumalale üheskoos selle eest tänu, nii et 2 nädala pärast siis tahame üheskoos kogudusena Jumala rahvaga tähistada lõikuse tänupüha. Nii et oleme Jumalale tänulikud nende võimaluste eest, kui Jumal lubab, nii nagu Jumala sõna ütleb, et me peame rääkima ja meile elu ja tervist kingib, siis tahame seda teha. Ja nüüd ma palun, et Terje tuleks jagaks, mis on sinu südames ja mida Jumal on sulle andnud, et see võiks olla õnnistuseks meile. Tere ja õnnistatud pühapäeva teile! Täna ma soovin kõnelda sel teemal, mida ma ise oma tugevaks küljeks ei pea. Kuid olen siiski saanud viimase poole aasta jooksul endale selle teema südamesse, nimelt muretsemine ja Jumala hoolekanne. Ja see on see koht, kus ma peaksin kristlasena vaimulikult tasemel kindlasti edasi liikuma ja hakkama ka tõsisemalt praktiseerima, et muutuda selles valdkonnas küpsemaks ja tugevamaks. Ja ma arvan, et see on meile paljudele üks kasvamiskoht, sest et see paneb proovile meie tegeliku usu ja usalduse Jumala peale. Ja alustuseks ma loeksin Matteuse evangeeliumist 6. peatükist alates 25 kuni 34 salm. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule 1 küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilliväljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Siin ta ütleb, aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule 1 küünragi juurde lisada?
Jumala sõna ütleb, et muretsemine ei too meile kellelegi kasu. See ei anna meile midagi juurde, see tekitab ainult rahutust, see viib inimese stressi või isegi depressiooni. Kuid veel ma loeksin ka 1. Peetrusest 5. peatükist ja 7. salmi. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid, 7. peatükk, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ja veel Filipplaste 4. peatükk 6-7 salm. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ärge muretsege, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Ja tema on see, kes täidab meid rahuga. Kuid kalduvus muretseda on igas inimeses olemas, mis on patuse loomusega kaasa antud. Muretseda või tunda hirmu, sattuda paanikasse või ärevusse mingi asja pärast, mis iganes põhjusel, on tegelikult kuradi töö ja üks kõige esmasemaid eesmärke inimeste suhtes. Eesotsas kristlased, viia nende tähelepanu Jumala pealt maisete ilmalike asjade peale. Kuid see ei ole Jumala tahe meie jaoks. Tema igatseb meie südamed täita rahuga ja rõõmuga. Tema soovib, et me tooksime kõik omad südame asjad talle üle ja usaldaksime teda, et tema käes on kogu kontroll, tema käes on kõik lahendused. Me ei pea kartma, me ei pea ise neid koormaid kandma. Nüüd ma võtaksin veel järgmised kirjakohad. Taas Matteuse evangeeliumist 6. peatükist ja 19-21 salm. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus on su aare, seal on ka su süda. Ja ma võtaksin veel täiendavaks kirjakohaks juurde Luuka evangeeliumist 8. peatükk 4-8 salm. Aga kui rahva hulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuldi, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle.
ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest seal ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Ning siit edasi veel 11-15 salm. See tähendamissõnaga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis sohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Sellest ja siit ma tahaksin tuua välja just selle 14. salmi, mis mul on nagu jäi südamesse, et erilisemalt. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Mida rohkem vara omab inimene maa peal, mida rohkem rikkust tal on, seda rohkem on tal ka muret, sest seal, kus on varandus, seal on ka tema süda. Muidugi alati ei pea olema inimene selleks püstirikas, et ta süda oleks varanduse küljes kinni. Selleks võib olla täiesti tavaline vaene inimene, kes on palgatööline ja ta igatseb saada, unistab suuremast palgast, saada rohkem palka. Kuid inimese lihalikus loomuses on alati olemas see tungiv soov omada rohkem, saada rohkem palka. Kui ta hakkab rohkem palka saama, siis tekib see soov omada rohkem asju, rohkem igasuguseid tooteid, mida telekast reklaamitakse ja mis on ahvatluseks seda isiklikult omada, sest kellelgi teisel on see juba olemas ja siis ju tahaks endale ka. Alates olgu see siis köögitehnikast kuni autodeni välja. Ja ometigi, kuigi on leiutatud uusi erinevaid tehnoloogiaid, kuidas igasugu masinad teevad inimeste eest kogu töö ära, elu tundub lihtsam ja mugavam, kuid sellegipoolest on tänapäeva inimeste elud veel kiiremad kui muiste. Inimestel pole enam aega, kogu aeg on rutt. Ei ole aega, et kokkugi saada ja külas käia. Selleks on olemas Facebookid või Twitterid. Ka Jumala jaoks on ülimalt keeruline eraldi aega leida, näiteks palveks. Elu on nii kiire ja kõik tormavad kuhugi ning lõputud tegemised tõukavad takka. Kohustused, milledel pole lõppu. Järjest vähem on aega mõelda taevastele asjadele.
ja mured tihti matavad meid enda alla. Me väsime, me nõrkeme ja muutume tuimadeks olenditeks, kes teevad asju lõpuks mehaaniliselt, ilma emotsioonita. Ning ühel päeval avastame, et enam ei saa sellest orava rattast välja. Ja iga kord, kui ma selle elu peale mõtlen siin maa peal, tuleb mulle alati meelde kirjakoht, mis puudutab Jeesuse taastulekut ja sellele eelnevat aega. Matteuse 24, 37-39. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, selle päevani, mil Noa läks laeva ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on inimese poja tulemine. Mitte et söömine, joomine, naise võtt või mehele minek oleksid mingid halvad või pahelised asjad, kuid need on maised asjad ja kui süda on kinni vaid selle maailma reaalsuses, ning ei tunnistata taevast reaalsust ja selle igavest elu, siis polegi vajadust mõelda igavikule. Ja nii püütaksegi võtta sellest maapealsest elust kõik, mis vähegi võtta annab. Neid inimesi nimetatakse elupõletajateks. Kuid Jumala plaan meie jaoks on, et me elaksime oma elu mõtestatult ja jagaksime igat päeva, igat hetke päevast temaga, saades osa tema armastusest ja hoolekandest. See annab meie elule väärtuse, elades iga päev teadmisega, et isegi kui hommikul on vaja tööle minna, meie päev, meie tegemised on tema kätes. Tema käes on kogu kontroll. Me ei pea kartma ja muret tundma, sest kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Isegi siis, kui on rasked ajad ja kõik ei lähe nii, nagu lootnud oleme, või kui mingid asjad kipuvad rappa minema ja tundub, et Jumalat ei ole kuskil, siis on see koht, kus alanduda ja põlved maha panna ning tuua kõik südame asjad Jumala kätesse. Täpselt nii, nagu Taavet seda tegi. Kurbus, lein, valu või mure, seda ei tõuka Jumala ära. Kui me kõik ta ette toome, kui me kõik ta ette usaldame, tema annab meile vastu rahu ja turvatunde. Rahu, mis on ülem kogu mõistusest. Rahu, mis tuleb Jumalalt. See on tema poolt meile antud tõotus, millele me saame toetuda. Ja see aitab hoida meie mõtted Jeesuses Kristuses. Aamen. Aitäh, Terje! See on
nii oluline ja aktuaalne, kuidas me suudame oma pilgu hoida Kristusel ja mitte nendel lainetel ja tormil, mis meie ees on, et me ei hakkaks vajuma, vaid vaatamata sellele me ikka suudaksime hoida oma pilgu Kristusel ja siis me võime jääda püsima. Ja see on ka see, mida me võime paluda Jumalalt ja ka harjutada ja treenida ennast olema Jumalas, Jumala sõnas ja võtma ka neid kirjakohti, mis toetavad meid selles, et püsima jääda ja rasketel hetkedel öelda, Issand, sina oled öelnud seda oma sõnas nii ja ma usun, et see, mida sa oled öelnud ja lubanud, et see kehtib minu jaoks siin ja praegu ja täna. Ja need tõotused kannavad meid. Nii et hoiame oma pilgud Kristusel, ärme muretseme, vaid nii nagu Jumala sõna kutsub üles, et võime oma muret ühes tänuga kõik veeretada Jumala peale. Ma palun, et me võiksime tõusta ja tänada Issandat ja siis me laulame lõpulaulu. Isa taevas, me täname sind selle eest, mida sina oled teinud meie heaks. Me täname Issand, et sa oled jätnud meile oma sõna. Me täname Issand, et me võime seda sõna lugeda. Me täname Issand, et meil on eestikeelne piibel, mida me võime omada, millest me võime aru saada, Issand, aga me täname, et need ei ole mitte lihtsalt kirjatähed seal, vaid see on sõna, mis on ilmutatud sinu poolt, mille sina oled ise andnud ja jätnud oma lastele, selleks, et me võiksime seda kasutada igal päeval ja olla toetatud. Ja Issand, me täname sind, et sinu soovid ja sinu mõtted meie suhtes on alati parimad ja sa tahad meile head, sa tahad, Issand, et me ei muretseks, vaid vaataksime igas elu olukorras ja pööraksime oma pilgud sinu poole ja peale. Ja Issand, et me mõistaksime seda, et sina oled see, kes kannad hoolt igal päeval meie eest. Ja Issand, me täname, et nii nagu sa oled lubanud seda oma sõnast teha, nii sa seda ka teed. Aita, et meil oleks usku sinusse. Me palume, kasvata meie usku, Issand. Aita, et me toetuksime igal ajal sinu sõnale ja vaataksime, mida sa oled öelnud. Ja Issand, võtaksime sinu sõna nii, nagu see on. Ja Issand, me ülistame ja kiidame sind selle eest. Me tänan iga eest, kes on täna tulnud ja sisenenud siia sellesse kotta. Ma tänan iga eest, kes kuuleb meid ülekande vahendusel. Ma tänan, Issand, et sa ei ole kaugel mitte ühestki meist, vaid sa oled meie lähedal, meiega koos, Issand. Kui kellelgi on haigust või vaeva või rasket olukorda elus, Issand, siis me täname, et sina tead ja sina näed ja sina sirutad oma käe, Issand. Kui kellelgi on haigust, mis ei taha lahkuda või millel ei ole inimlikult head lahendust, Issand, me täname, et sa sirutad enda käe välja, nii nagu sa parandasid haigeid siis, kui sa käisid füüsilisel kujul meie maal. Nii me täname, Issand, et sa oma püha vaimu kaudu teed seda praegu täpselt samamoodi. Sa sirutad oma käe välja, sa ütled oma sõna ja haigused peavad taganema ja tervis võib tulla, Issand. Me täname sind selle eest ja mida iganes me hüüame sinu poole. Jumal, me täname, et sa kuuled meid ja sa tahad meile vastata ja sinu hea meel on meid igal päeval aidata ja toetada. Issand, me palume igale ühele õnnistust ka meie koguduse liikmele, kus keegi on. Sa näed oma kodudes, erinevates kohtades, Issand, sa näed ka erinevaid põhjuseid, miks keegi ei ole saanud tulla või kas keegi ei ole tahtnud tulla, kellel ei ole igatsust. Jumal, ma palun, et sa võiksid süüdata seda igatsust südametes, Issand, ja kui kellelgi on füüsilisi takistusi, Issand, et nad võiksid terveneda ja tulla ja olla osaduses. Jumal, me täname sind, et sa armastad oma rahva osadust, ka kui me kogudusena tuleme kokku ja sa oled lubanud, et kus me oleme koos, seal oled sina meiega koos, Issand, ja me tunneme ja kogeme seda siin ja praegu ja me tahame sulle tuua tänu selle eest ja Issand, tõesti, me täname sind igaühe eest, me täname sinu heade tegude eest, me täname, Issand, sind selle eest, kes sa oled meie jaoks. Tänu olgu sulle. Aamen.
laulame üheskoos laulu number 28. Suur on su ustavus, Jumal mu isa, muutuse varju ei sinus ma näe. Püha ja õiglane, heldusest rikas oled sa olnud ja igavesti jääd. See sobib ka selle sõnumi juurde. Jumal on ustav ja kannab hoolt meie eest. Terje, kas sa tuled ka laulma meiega? Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.